Minu nimi on Selina Tabla, olen 2 lapse ema, olen romaaktivist, mul on 2 last, abikaasa ja palju sugulasi. Olen ise kasvanud peres, kus on 8 last, 4 õde ja 3 venda. Minu pere on väga rikas keelte ja kultuuridega. Me oleme küll kasvanud Roma kultuuris, aga samas me oleme seotud ka Eesti ja Vene kultuuriga ja Balkani kultuuriga. Mina olen pärit Lõuna-Eestist. Lõuna-Eestis on Roma kogukond natuke erinev kui Põhja-Eestis. Hetkel elan juba 15 aastat Põhja-Eestis, Tallinnas. Ja siin elab rohkem vene romasid. Ja kui Lõuna-Eestisse vaadata, siis on pigem neid siis pärast teist sõda tulnud Läti romasid, Poola romasid. On ka segaperesid, kes on Eesti roma ja Läti romadega või siis Vene romade ja Läti või Eesti omadega. Ja dialektid on väga palju ka segamini nagu koos, ütleme niimoodi. Et see, et igal grupil on oma dialekt, aga siis kui 2 erinevat gruppi koostavad üht peret, siis on ka erinevad dialektid koos, mis teeb natuke keelega raskemaks, aga rikkamaks. Minu vanemad, isavanemad ühesõnaga, pärast teist maailmasõda olid nad esimesed romad Võrus. Ja enne seda nad elasid siis Lätis. Nende vanavanemad on tulnud Lätisse 18. sajandi keskel. Ja nemad olid ka sega Roma grupid, Saksa ja Läti omad. Ja neil oli ka erinev dialekt. Saksa omade pool, keda kutsutakse sintiromadeks. Aga samas elades nii pikka aega on nad ühtistunud, ütleme niimoodi. Kultuur oli ka natuke erinev, mis teeb ka seesmise kultuuri ja traditsioone erinevateks. Et seda saab näha, kui kohtud teiste Roma peredega, et see seesmine perekultuur on erinev. Erinevatel peredel, suguvõsadel on peremudel natuke erinev. Mehe, naise rollid, staatus, lapse roll ja staatus, mis on ka väga oluline. Kas naisel on vähem õigusi, rohkem õigusi, mis rolli omab laps, kuidas tema roll on, mis õigused on lapsel. Kuidas mees austab naist ja sugulased naist, et väga palju sõltub naisest ka ja naise perest, et kuidas ta viib seda kultuuri, kuidas ta hoiab tavasid, sellest ka kasvab kodukultuur ja selle taust. Ja tihtipeale öeldakse, et tema naine vastutab kodu heaolu eest otseses mõttes. Et kas ta suudab tekitada head aurat tänapäeval öeldes, tekitada või mitte. Tema on ka kodu talisman. Et meeste rollid on erinevad ka. Tihti öeldakse, mina küll tean neid neid muslas naabreid. Mees ei tee mitte midagi, istub kodus ja naine käib ja müüb seal midagi ja käib töötab. Et mehe rollid on tõesti väga erinevad. Mõnel perel on väga palju kergem naisel leida tööd kui mehel ja mees teeb siis juhutöid. On ka neid mehi, kes on spetsialiseerinud, võib-olla mitte hariduse põhjal, vaid elus õppinud midagi ja teeb mingisugust tööd ja on proff sellel alal. Siis on ka selliseid peresid, kus tõesti just mees on ka haritud ja toob koju tõesti sissetulekuid,
finanssi ja naine on koduperenaine ja ta ei käi kodust väljas. Et mõnel perel on see keelatud isegi tööl käimine. Ta peab kasvatama lapsi, ta peab hügieeni eest vastutama, vanavanemate eest hoolitsema ja külaliste eest hoolitsema ja nii edasi. Et käib väljas ainult mees ja teenib raha ainult mees. On ka tänapäeva modernsemaid, kus käivad mõlemad tööl, jagavad kodutöid ja see sobib neile ja sugulastele ka. Muidugi omab ühiskonnas, kogukonnas ikka mees mõjutavam staatus on tal. Ütleme niimoodi, et kogukonnas on ikka patriarhaat. Minu pere on segakeeltega pere, mitmekeelne. Ja minu peres alguse sai kooli looga niimoodi, et kui minu vanem vend läks kooli, siis tollel ajal meie pere rääkis roma keeles. Minu vanemad rääkisid omavahel ainult roma keeles. Ja kui minu vanem vend läks kooli, ta ei osanud hästi vene keelt. Tollel ajal käis minu vend vene koolis ja vene lasteaias Võrus. Minu isa ise käis eesti koolis ja ema on siis pool venelane ja just sellepärast me läksime vene kooli. Kuid meie vene keel ei olnud ka piisav, et me saaks akadeemiliselt keelel õppida. Ja ma mäletan, ma olin väike ja õpetaja tuli meile koju. Ja ta palus väga emal, et ta räägiks lastega vene keeles. Et üks vanem või omavahel rääkige, mis keeles tahate ja isa võiks roma keeles rääkida ja ema ikka vene keeles, sest laps ei saa hakkama koolis. Ja siis ema oli see, kes võttis enda peale selle rolli ja meie koju tuli vene keel. Ja ema rääkis meiega vene keeles, vahest ka roma keeles, aga enamuse vene keeles. Kõik naabrid olid meil eestlased, õppisime täitsa õues eesti keelt. Kõik ümberringi tuttavad, kes olid mitte romad, olid ka enamus eestlasi. Üle tee oli baptisti kogudus, kus me käisime seal pühapäeva koolis ja seal oli nii palju lapsi ja kõik enamus olid eestlasi. Nii et seal me õppisime eesti keele ära. Ja siis olid Soome missionärid, kes 90ndate alguses hakkasid meile külla tulema. Siis seal me õppisime ka soome keelt, mida ma ei valda, kuid minu vanemad õed ja vennad oskavad seda hästi. Ja ka aru saan ma küll sellest ja suhtlemistasemel oskan. Siis koolis õppisime me inglise keelt, mis oli tollel ajal kuidagi raske, ma ei tea mille pärast, aga elus praktikas, ametnikupraktikal ja teistel praktikatel rääkima ja laagrites käima, kirikulaagrites, kus olid ameeriklased, siis õppisime tasapisi ka inglise keelt ära. Et see keeleoskus ja keele areng on minu nägemuse järgi on meie peres ja kogukonnas, mis on ümber minu olnud, oli selline, et roma laps teab miinimum 3 keelt, mis on peaaegu samal levelil. On muidugi roma keel on esimene keel, mida räägitakse. Siis on enamuse vene või eesti keel. Ja samuti nad on peaaegu et samal tasemel. Ja kõik need keeled, mis tulevad veel koolis juurde, et see areng on natukene aeglasem näiteks, kui on ühel lapsel üks võõrkeel, mida ta õpib oma keele baasil ja kasvatab seda edaspidi. Siis kui on lapsel 3-4 keelt, siis see tase kasvab nagu võrdselt, aga aeglasemalt. Ja näiteks kui ta 25 on või 20 või 30, siis on tal kõik keeled suus nii-öelda.
ja tal on kergem. Ma tahan öelda, et laps ei oska öelda, mis on su emakeel ja ma arvan, et last ei saagi sundida nagu tunnistama, et vot, kui sa räägid, siis kodus seda keelt ka, et kindlasti on siis vene keel su emakeel. Et see ei olnud ka niimoodi, et ma ei osanud ennast täitsa väljendada vene keeles. Hetkel meie lapsed on ära õppinud seda, et ta räägibki, ma olen mitmekeelne. Et mul ei ole emakeelt. Ta väljendab seda just niimoodi. Ja meil on ka siin samas uues kohas Harju maakonnas on Harku vallas. See oli selline positiivne ka kogemus, kus küsitakse, et mis on laste või meie emakeel, siis me ütleme niimoodi, et meil ei olegi emakeelt, me oleme mitmekeelsed. Kuidas saab nii olla? Et peab ikka valima midagi, aga ei, me ei saa valida, sest meil ei ole emakeelt. Me peame tunnistama seda, et meil ei ole emakeelt, me oleme mitmekeelsed. Muidugi teeb lapsele suurt tööd ka meile endale, mitte ainult lastele, vaid meile õppida näiteks eesti keeles või teha tööd eesti keeles, mis vajab akadeemilist keelt ja sinu nõudmised on palju kõrgemad, sest sulle tundub kogu aeg, et see ei ole piisav. Ja see on see üks kompleks, mida ma olen näinud endas ja ka sarnastel inimestel, et kui sul ei ole emakeelt, siis sul on selline tunne, et peab palju paremini seda tegema. Sa pead sul on see vajadus kogu aeg seda perfektsemaks tegema. Ja mul on vedanud see, et koolis, kus me käime, ka eelmises koolis, kus on olnud arusaadavaid selliseid õpetajaid vastutulelikke, on ka lapsi rahustanud, et ei ole midagi, nüüd teeme nii palju, nüüd õpid seda, loe veel seda, võivad kirja kirjutada, et loege seda, tehke rohkem seda, et see mulle meeldib. Kui tehakse just niimoodi, et suunatakse vanemaid või lapsi tähelepanu pöörata rohkem sellele või teisele keeleosale. Mis on see suhe kooli ja Roma perega, et kuidas Roma pere suhtub koolisse? See on mingisugune instituut, väga tähtis. Ja see on nagu kõrgtasemel institutsioon, kuhu siis pöördutakse nagu tavainimene presidendi poole. Ja tundub, et seal on nii palju nõudmisi, mis on kõrgnõudmised ja alati on ka perel sellised kahtlusi ja kartusi, et kuidas mu laps seal saab hakkama. Kas see kooli kogukond võtab teda vastu? Kas nad saavad mu lapsest aru? See, et laps on eri kultuuris kasvanud ja normid on teistsugused, ei tähenda, et nad on valed, vaid on erinevad. Kui koolis on selliseid õpetajaid, kes ei tea erinevatest kultuuridest mitte midagi, seal kindlasti tekib selline kultuurikonflikt. Ja sealt tulebki see distants pere ja õpetajaga või pere kooliga, kus laps peab võtma selle rolli, et koolis ta on selline, kodus ta on selline. Tihtipeale, kui laps on sellise temperamentse iseloomuga, siis ta hakkab ennast kaitsma. Kaitserefleks on kohe juures ja ta tahab tõestada, et ma olen normaalne, et ärge öelge, et ma ei ole normaalne, et minu kodukultuur on normaalne ja õige. Ja sealt tekibki see, et õpetaja ütleb, et ta käitub valesti. Ta kogu aeg otsib mingisuguseid konflikte. Keel on ka, mis teeb selle päeva raskemaks, sest see on topelt ajutöö, kui võõras keel ja sellel keelel, võõrkeelel õpid, siis on lapselt topelt ajuväsimus. Ja ma olen seda näinud ka oma lastelt, kui nad tulevad kodust ja nad puhkavad ja siis peavad nad jälle koduseid tööd tegema ja on jälle raske võõrkeel.
et see on topelt koormus ajule. Et see on ka küsimus, et kuidas kool võtab selle asja nagu kätte, et kas ta tekitab kõikidele lastele mugava sellise, see ei tähenda nüüd, et ma olen õpetajatelt kuulnud, et kas me peame nüüd kõik korrastama niimoodi, et rooma kultuuriga lapsed taustaga peaksid ennast mugavalt tundma. Ma ei arva seda, aga on üldiseid norme, kus kõik kultuuritaustaga lastel oleks mugav. Ja kui näiteks on tund, kus on räägitakse pereelust, kuidas tekivad lapsed, mis on siis neiu ja poisi areng, keha ja nii edasi areng. Et kas kõik tüdrukud ja poisid ikka peaksid ühes ruumis olema? See on, ma olen küsinud õpetajalt, kas see on teie valik? Et kas see programm peab olema ühiselt, kas ta võib eraldi olla ja kas teil on valiku võimalus, kas poisid ja tüdrukud on koos või mitte. Ja õpetaja vastas, et see oli tema valik. Aga kas siis õpetaja arvestab sellega, et selles klassis on erinevad kultuuriga taustaga lapsed ja kas neil on mugav? Ja kas ta tahab siis üldse õppida? Kas ta võtab seda tõsiselt vastu? Kas ta väldib seda? Sest mina oma aega vältisime. Me ei käinud nendes tundides. Kogu aeg küsime, kas me võime välja minna. Ja tulime tunni lõpus alles, sest klassis näidati erinevaid isegi mehe ja naise akti. Kuidas see käib ja mis poosid ja asjad, eks ole, kõik see, mis ei ole üldse mugav noorele neiule ja poissile. Ja kui selles klassis on veel sama tausta kultuuriga, kas rooma või siis mõne, kas hindu või muslemi või mis iganes sama normide kultuuriga, siis on see palju raskem veel. Ja kui me koolis käisime, ma räägin endast isiklikult. See oli natuke raske, aga samas harusid sellega ära. Kooli oli kool, nagu suur institutsioon, eks ole. Seal oli kõik, sa pidid kõik olema tasemel, kõik, mis nende nõudmised on, püüdsid kõik ära teha, et õpetaja oleks õnnelik. Ja pärast ainult kooli lõpus gümnaasiumis said aru, et sa õpid enda jaoks ikka. Et ei ole nii, et ma teen selle asja ainult sellepärast, et õpetaja oleks rahul, et see institutsioon oleks rahul, kõik nende nõudmised on ära tehtud, eks ole, ja kõik okei, sest kodus oli isegi väga hea, kui sa tegid kõik koduseid töid ära, eks ole, sa oled nii tubli ja mulle meeldib see, et rooma vanemad on väga õnnelikud isegi väikse saavutuse eest. Last kiidetakse. Ja kõik oskused, mis tal on, seda kiidetakse tavaliselt. Ma ei tea kõiki peresid, aga tavaliselt on see niimoodi, lapsi väga armastatakse ja näiteks kultuuri osa omab väga suurt tähtsust. Et kui laps oskab laulda ja tantsida, et see ei ole ainult see, et sa oskadki seda teha, käsitöö on kultuuri osa, eks ole. Tüdruk oskab käsitööd, poiss oskab käsitööd. Näiteks minu ajal veel olid hobused koduses nii-öelda aias põllul. Et kui poiss oskas veel hobused ratsutada, see omas ka nagu suurt tähtsust. Kui ta oskas nagu midagi müüa või oli väga tark või oskas ära rääkida pehmeks või tarka juttu ajada, siis öeldi kohe, temast saab advokaat või arst. Et muidugi rooma pered tahavad ja unistavad, et nende lapsed on ka advokaadid ja arstid ja võib-olla tuletõrjuja, mis iganes. Aga kõik need nõudmised ja reaalsus, kas nad saavad üksteisega kokku ja kas see on reaalne. Et kas lapsevanematel ja lastel on tõesti need samaväärsed võimalused. Muidugi öeldakse, muidugi kõikidele on, kõik on võimalik, kõik võimaldatakse. Aga sellest, mis ma räägin, kas on tõesti,
arvestades selle lapse isikupärasusega, et kust ta tuleb, tema taustaga, et kas tõesti kool võimaldab sellele lapsele saavutada tasemel haridust. Et see, et kas on tahe või mitte, see on üks teine asi. Aga kas tema taustaga, kas see on võimalik? See on teine küsimus. Et kas hariduse süsteem on läbi mõelnud, et meil on Eestis nii palju vähemusi, kes on uusi vähemusi tulnud ja kas lastel on võrdvõimalused olemas. Meil oli koolis üks õpetaja, ma ütlen ausalt, kes leidis, ta oli minu venna klassijuhataja. Ja me käisime tema juures eratunnis, inglise keele eratunnis. Ja siis me käisime matemaatika eratunnis, aga see oli juba gümnaasiumis. See samune klassijuhataja, kes oli minu vanemal vennal, ta käis meil kodus. Võib-olla eelnevalt ka on olnud, aga ma ei mäleta. Minu isiklik kogemus on see, et see ajalooõpetaja käis meil kodus ja ta rääkis vanematega väga tihti. Minu vanemad olid ka väga hõivatud inimesed. Ja meil oli väga suur pere ja sugulaskond ja kogukond ja kõik see oli, meie kodus oli täitsa taabor. Ja kas meil oli tõesti võimalik seal õppida? Ja kas meie tüdrukutena, kuidas me tegime koduseid töid kodus, hügieeni hoidmist ja laste hoidmist ja mis oli meie kultuuriga, see on täitsa normaalne. See on üks osa meist, sest me oleme pere. Ja meie õpetaja, kes siis käis, ta oskas saavutada seda, et ta planeeris laste õppimist täitsa. Ta käis tihti, ta lihtsalt käis külas kohvitamas. Aga tegelikult selle taga oli täitsa pere õppimise süsteemi koostamine äkki. Sest tema oli meil haritud naine, aga omades 8 last tööd ja suurt suguvõsa ei ole nii kerge. Ja muidugi ta oli alati meile abiks, kui oli vaja, aga me olime nii iseseisvad, et me ei lasknud temal ennast hõivata. Ja me õppisime seda ja ema oskas meid siis juhatada niimoodi. Koolis enne kooli lõppu vaheajadel me juba tegime koduseid töid järgmiseks päevaks. Ja kui me koju jõudsime, siis oli meil väga vähe koolitöid teha. Ja enamuse muidugi me tegime koduseid töid. Kui me räägime sellisest positiivsest pildist, siis ma ütleks, et enamus peredest, roma pere vanemad on väga ranged. Ja kuigi nad võib-olla lõpuni ei saa aru, kui suur tähtsus tõesti elus on haridus, sest romadel on ka väga palju teisi eluosasid väga tähtsad, mis on seotud pere ja kultuuri ja tavadega, siis ikkagi vanemad on ranged, et laps jälgiks, et ta lõpetaks haridust, kas põhiharidust vähemalt, ametikooli, gümnaasiumi või siis võimalusel. Need on üksikud saavutused, aga siiski ta saavutaks kõrgharidust. Vanemad on ikka need, kes sunnivad, heas mõttes sunnivad jooksma õpetajal järgi. Teed kõik need tööd järel või järeltööl käid või teed need ümber. Või siis kui ta oli haige, siis ta ikka käib ja palub ja sunnib ja kontrollib. Isegi siis, kui ta väga eriti ei saa sellest aru, ta ikka näita nüüd siia, mis sa siin oled teinud. Ja ma olen näljakaid juhusid olnud selliseid, kus vanem ei saagi aru, et mis seal üldse kirjutatud on. Aga
ta näeb, et see ülesanne on tehtud siin ja laps istub ja loeb mingisugust lugu, siis see teeb vanema ka rahulikumaks. Et see ei ole niimoodi, et roma peres, et kui ei osata, siis ei õpitata. Ja tihti küsitakse ikka, usaldus on ka, et kas sa õppisid? Lastakse ikka, kas sa õppisid ära? Kui sa mulle halva hinne tood, siis ei ole mingit, sa ei sõida meiega kaasa vanaema juurde näiteks. Et ikka distsipliin on ka olemas, et see vahest ma olen õpetajatel kuulnud ja näinud sellist pilti, et kas kodus ei ole üldse distsipliini, kas nad ei ole üldse limiteeritud mingisugustes asjades või käitumises. On kindlasti ja ma olen tihti näinud seda, et kodus see laps on kuldne laps ja ta jälgib kõike, mis on normid ja asjad, eks ole. Ma räägin näiteks lastest, koolilastest, kuidas nemad võtavad erineva kultuuriga lapsi vastu. Mind imestab vahest, et lapsed ei reageeri enam, mustlane või roma, eks ole. Minu lapsed püüavad öelda, et kui räägitakse emast, eks ole, minu ema on roma. Ta ei kasuta mustlane. Selle sõna ta sai väljaspoolt, sest mina ei kasuta seda sõna aktivistina just nimelt. Ja ma püüan seda vältida, sest minu arust see ei ole vastuvõetav. See ei vasta minu ajunormidele, teadmistele, et see oleks normaalne tänapäeval, et võiks muuta selle sõna. Ja tänapäeva lapsed, neil ei ole enamusel, ei ole eelarvamusi sellest kogukonnast. Et kui me alustame uuest põlvkonnast, kes ei tea mitte midagi, kuidas me kanname ette nüüd seda rahvust, eks ole, väikest rahvast, see nüüd sõltub õpikutest, koolist, eks ole, ise roma perest, kuidas ta sinna kooli läheb, millest ta räägib. Me oleme ka roma lastega meie keskuses ka rääkinud. Mis sa tahad endast rääkida? Kuidas sa tahad esindada oma kultuuri? Et kuidas ise ta tahab kuulata positiivseid häid asju, kuidas esindatakse siis seda kultuuri? Ja ka kui palju ajaloost räägitakse ja kui palju kuulsatest inimestest räägitakse, sest kõik hinnanguid annab just see taust. Kas see on negatiivne, et nad varastavad lapsi ja ma ei tea, mis iganes tehakse, nõidutakse ja käivad ja ainult raha annutakse seal tänaval. Et mismoodi, et nad on ainult tantsijad või ainult lauljad, eks ole. Kõik romad ei olegi pered ja suguvõsad lauljad ja tantsijad, neil on ka teisi käsitöid ja asju ja teadmisi, mis eristab neid teistest peredest ja suguvõsadest. Et kas kui palju teadmisi annab kool romadest ja me oleme ise ka käinud koolides. Samuti ega MTÜ-d, Roma MTÜ ei saa ka igal pool kõike süsteemis olla aktiivne ja teha, vaid suudab seda, mis ta suudab. Ja väga tähtis on esitada ja rääkida oma kultuurist ja paljud lapsed peale seda, kui nad on saanud teada, et kuulsad Charlie Chaplin ja Elvis Presley olid roma juurtega ja paljud teised, isegi ema Teresa, kes on Albaaniast pärit ja on roma taustaga ja mõned teised, eks ole, neil on ka roma taust ja see tõstab enese hinnangu ja ta on julge, ta ei tunne komplekseid, sest paljudel on eelarvamusi. Ja mulle meeldib see, et lapsed võtavad seda vastu teistmoodi, nad on puhas leht. Ja seda, mida räägid, seda, mida nad kuulavad ise, mida nad ise kogevad, nad ehitavad selle pildi. Et ei olegi mingi nii võõras. Ja roma laps lähebki sinna kooli ja tunneb ennast hästi vabalt ja tal ka kaovad need eelarvamused ja pigem on ka vanemal põlvkonnal omad kartused, mis nad on kogenud ja samuti teise poole peal kogukonna vanematel, eks ole, laste vanematel, mida nemad on kogenud või õpetajad. Positiivne on väga see, et laste vastuvõtmine on väga positiivne olnud.
ja kui mõni üksik on tagasi hoidnud, siis ta on ikka siis kaasa läinud huviga. Ja üks hea näide on sellest, nüüd see aasta mais oli mu noorema pojal sünnipäev ja ta andis kutseid kõikidele oma klassikaaslastele. Ja peaaegu terve klass tuli külla, ma ei oodanud. Ma ei arvanud, et vanemad, mul oli endal eelarvamus, ma arvan, seesmine selline. Ja ma kunagi ei pane pahaks, kui inimene kardabki last saata, sest ega meie ka ju ei usalda igale poole. Aga kõik vanemad tulid või lapsed ise tulid ja olid ja keegi midagi ei kartnud ja mingisugused, mina ei tundnud mingisuguseid eelarvamusi või keegi midagi arvaks ja lapsed on kaarte kirjutanud, ise joonistanud erinevates keeltes. Ja see imestas mind, et lapsed olid nii valmis eri kultuuridele ja ma ise olin traditsioonilistes riietes ja nad ei olnud imestanud absoluutselt. Ja söök oli meil indiapärane söök ja nad kõik tahtsid seda proovida, et lapsed on nii rahulikult võtavad vastu neid igasuguseid teistsugusi asju nii-öelda, erikultuuri ja erinevusi ja see võib-olla ei olegi nii erinev juba, sest nad on nii palju nagu sotsiaalmeedias ja erinevad saateid vaatavad või multikaid või mis iganes. Mis on veel positiivne on, ma näen õpetajaid, kes on noored ja neil on, võib-olla on läbinud eriõppeid. Ja ma nägin ühte õpetajat, ma imetlen teda. Ta on üks minu pojadest õpetaja ja tema esimene käik, kui me üksteist nägime, ma tundsin, et ta on professionaalne. Ta näeb, et ma ei ole eestlane, eks ole, kuigi ma räägin eesti keelt ja ma tunnen ennast siin omana. Ikka ta näeb erinevust ja ta oskas nii hästi läheneda. Me leidsime sellist ühist keelt, ma sain rääkida, ma usaldasin kohe teda, ma rääkisin kõikidest oma muredest, nii-öelda, mis on seotud haridusega, kooliga ja nii edasi. Ma sain aru, et see õpetaja tunneb erinevaid kultuure, ta on palju reisinud, talle meeldib avastada, ta on suure silma vaadega, nii et ja järgmised sammud nüüd. Mulle meeldib see, et ta jälgib oma klassilaste saavutusi ja ta kirjutab. Ja minu laps armastab teda väga ja ta kardab teda alt vedada ja see meeldib mulle ja minu ema õpetas ka seda, et sa ju vead alt seda õpetajat, kes on nii hästi sinusse suhtub, kes sind usub, eks ole, kes nii tahab aidata sind ja kui sa ei tee seda, sa vead teda alt. Ja see on väga tähtis leida selle kontakti, kus pere mõtlebki, et nüüd sa pead kiiresti jooksma, vabandust küsima. Sa pead leidma selle tee, kuidas oma hindeid parandada, sest muidu sa vead alt ennast, eks ole, õpetajad, meid, eks ole, mingi vastutus käib selle. See ei ole süümepiinade tekitamine, vaid vastutuse vastuvõtmine nii-öelda. Minu üks unistus on täitunud. Ma lõpetasin selle gümnaasiumi ära, tänu õpetajatele muidugi. Tänu minu vanematele, kes me oleme mitte rikas pere olnud, suur pere, palju lapseline pere ja nad on panustanud nii palju minu haridusele. Ja ma arvan, et see on töö just selle õpetaja ja üldiste arusaamistega, kui töötad ühiskonnas. Nad on ka ühiskonna töötajad olnud läbi kiriku. Ja ma olen tänu oma eraõpetajatele jõudnud gümnaasiumi lõpetada. Ja mis mind muidugi, mis mulle muret teeb, see, et ma ei ole oma diplomitöö ära teinud, aga ma olen läbinud küll kõik programmi ja õppe
mis on minu unistus enda isikliku, et ma ka lõpetaks selle kunagi. Samas ma olen väga rõõmus, et mul on peale kooli on alati olnud võimalust õppida just sotsiaaltööga seotud kultuuri, inimõigusega, kõik, mis on seotud just meie organisatsiooniga. Et ma olen need 15 aastat ikka veel edasi õppinud ja see meeldib mulle. Ja mina soovin, et minu lastel oleks ka, kas on eraõpetaja, kas on kooliõpetaja, mis iganes õpetaja või kool või haridusosa, institutsioon mingisugune, et ta tekitaks lapses tahet midagi uut avastada, midagi õppida. Ja mis on minu selline romalaste unistus, on see, et haridus võiks ikka natuke hakata muutuma ja see ei aita ainult romalastel, vaid teisi lapsi ka, kus tõesti õpetajad ja kool võtab endale sellise vastutuse, et nad valmistavad ette neid lapsi, kelle kodukeel ei ole eesti keel. Unistan ka sellest, et lapsed tunneksid koolis ennast omana ja nad tunneksid ennast normaalsetena. Et kui ma kannan mingisuguseid aksessuaare, mis on meie kultuuripärane, on see normaalne ja poiss ja tüdruk. Kui ma kannan selliseid riideid, mis on minu kultuuripärane, on see normaalne. Et ma ei pea tekitama endale teise normaalsuse, mis tegelikult minu jaoks ei ole normaalne, et olla teiste jaoks normaalne. Ma tahan veel mainida seda, et Roma pered, vanemad, ühed austatumaid inimesi on vanemad inimesed ja õpetajad. Kas see on usuõpetaja, kooliõpetaja, mis iganes muu õpetaja, on tal selline omapärane austus ja kõik pered õpetavad austama õpetajat. Ja ma soovin õpetajatele head tervist, kannatlikku meelt ja ma olen väga tänulik, et õpetajad tänapäeval, kellega ma olen kohtunud, tahavad teada roma kultuurist ja püüavad roma lapsi aidata. Aitäh teile!